kõige otsesemalt näitab seda prügi mahaviskamine? Ükskõiksus. Me oleme hoolimatud oma riigi suhtes, kui me soovime suures kasumiahnuses võtta maha kogu metsa, sellepärast et see kuulub mulle ja mina saan seda teha ja minu õigus on otsustada. Ja võib-olla ka siis valimistel mitte käimine ehk siis tunne, nagu sinu hääl ei maksaks, nagu sina ei loogi ühiskonnale või riigile olulist väärtust. Inimesi tuleb väärtustada ja kõik, kes inimesi mataldavad ja pisendavad, need ei vääri. Need ei ole väärikad ja need ei austa ka Eesti Vabariiki. Keegi kuskil raadiosaates ütles hästi, et nuriseda võib, aga vingumiseks ei ole põhjust. Ma tean väga palju inimesi, kes muretsevad, et kui ma olen vana, siis ma ei taha jääda kellegi teise õlule. Ma tahaksin oma elus teenida sellise pensioni, et vanaduses see pension katab minu vanade kodukoha. Ühel eakal inimesel, kes elab kortermajas, tal on liikumispiirangud, ta ei jaksa enam alla korrusele minna, vajab tasulist teenust, et kodunt ajaleht üle alt postkastist tuua ülesse. Et kui me oleme nüüd sinnani jõudnud, et me peame tasulise teenusega kortermajas ajalehte postkastist tellima, siis see on küll mõttekoht. Meil seda jõmlust on ikka hirmus palju, kui me vaatame liikluskultuuri või seda, kui palju prügi metsa alla viiakse või seda on ikkagi palju. Vägivalla ennetamine ja lastega tegelemine, see on see valdkond, mis kriibib minu hinge ja ma näen, et sellega ei tegeleta piisavalt palju. Ma arvan, et kampaania korras ta natuke rohkem mõtleb sellele. Ma ikkagi usun, et kõikides inimestes, nagu ma ütlesin, on see hoolivus sees olemas ja võib-olla lihtsalt kampaania tuletab meelde, ta natukene vaatab oma seisukohti üle või mõtleb, kas see on piisav, mis ma olen teinud või ei ole. Tahaks kindlasti, et Eesti inimene hooliks iga päev, mitte ainult kampaania korraks. Kampaania korras muidugi tuleb see rohkem esile, see on masside mobiliseerimiseks, on see hea võimalus ja kindlasti kampaania korras siis hoolivad ka need, kes võib-olla igapäevaselt vähem näitavad seda välja. Ma usun, et kui juba tänapäeva noori liigitame üsna hoolivateks, siis ma arvan, et me liigume kogu aeg paremuse poole, nii et ma tahaks loota, et nad on hoolivad. Ma arvan, et see ei ole hea. Ma arvan, et eestlane võiks hoolida aasta ringi, kogu aeg, ärgates hommikul üles, minnes õhtul magama. Ma arvan, see on see ideaal, kuhu poole me võiksime pürgida.